Lugupeetud külalised, head vaatajad internetiavarustes, tere tulemast Eesti Arstiteaduse Üliõpilaste Seltsi visioonikonverentsile. Minu nimi on Priit Tohver, ma olen selle ürituse modereerija täna, mis tähendab, et mind näete täna kahjuks või õnneks kõige rohkem. Aga kahtlemata õnneks on meil siin täna veel 11 suurepärast esinejat, kes on kutsutud siia, et arutleda, kuidas edasi. Nagu te võib-olla juba teate, siis Eesti Arstiteaduse Üliõpilaste Selts saab sel aastal 25-aastaseks. Ning nagu 25-aastastele kombeks oleme hakanud järele mõtlema, et kuidas me üldse jõuame nende unistusteni, mis me endale nooruspõlves lõime. Ning sellest, et kuidas me peaksime käituma või kuidas mitte käituma, et see unistus tegelikkuseks saaks, me esinejad täna siia kutsutud ongi. Ning meie esimene esineja on Eesti Vabariigi tervise- ja tööminister härra Jevgeni Ossinovski, kes, ma arvan, ei vaja lähemat tutvustamist. Palun. Tere hommikust, head sõbrad. Esimest korda mina puutusin teie suurepärase seltsiga kokku hoopis teises kontekstis aastaid tagasi. Nimelt ühel poolperekondlikul üritusel nägin sellist inimest nagu Kadri Kasak, kes tollal oli natukene aktiivsem teie seltsis võib-olla kui täna. Ja siis tema rääkis seda, kuidas ta on seal mingisuguses seltsis ja nad tegelevad alkoholivastase võitlusega. Siis mõtlesin, et mis küll toimub, et tudengiorganisatsioon võitleb alkoholiga. Aga ta oli selles väga kirglik ja suutis ka mind ära veenda, et see, mis ta teeb, on väga oluline. Ei saa välistada, et too vestlus oli ka üheks ajendiks sellele tööle, mida ma alkoholipoliitikas täna tervise- ja tööministrina teen. Aga igal juhul oli rõõm näha niivõrd põhimõtteliselt oma kitsastest huvidest laiemale ühiskondlikule huvile mõtlevat inimest ja organisatsiooni selle taga. Loomulikult ei olnud ta üksi, see on tõepoolest teie kõigi pikaajalise töö tulemus, et tänaseks on teist saanud terviseteemadel üks olulisemaid Eesti ühiskonna eestkõnelejaid, mis ma arvan on erakordne saavutus. Ei ole küll väga tähele pannud, et mõne teise eriala tudengiorganisatsioonid või seltsid kuidagi aktiivselt oma valdkonna ühiskondlikesse diskussioonidesse panustaks. Võib-olla ma teen muidugi mõnele liiga, aga tähele ei ole pannud. Nii et sooviks esmalt teid õnnitleda selle puhul, et te olete tõestanud end väärika ühendusena, olles küll ühelt poolt kasvulava uue põlvkonna meditsiiniteadlastele ja arstidele, aga teiselt poolt ka organisatsiooniks, mis võimaldab sotsiaalselt vastutustundlikel üliõpilastel ka väljaspool oma igapäevast õppetööd panustada oma oskuste ja teadmistega ühiskonna ellu. Tervishoiusüsteem, nagu iga teine suur süsteem, on kohmakas, tihti kivistunud ja muutused, eriti hoiakute muutused, võtavad kaua aega. Seda osalt, võib-olla isegi eeskätt seetõttu, et mugavam on ikka teha asju nii, nagu alati on tehtud. See on natuke iga inimese loomuses, et muutused hirmutavad, sisendavad ebakindlust, ühtedele rohkem, teistele vähem, aga eks ikka üldiselt on nii, et kui asi päris halb ei ole, siis eelistatakse stabiilsust. Probleem selle mõtteviisiga on selles, et muutused toimuvad niikuinii. Ajas saab ikka ainult edasi liikuda. Tagurpidi liikumine on küll omane vähkidele
aga inimestele üldiselt mitte. Ja kuna need muutused niikuinii juhtuvad, siis neid muutusi tuleb juhtida, visioneerida ja siis asuda süsteeme kohandama. Ja siinkohal ilma noorusliku pealehakkamise optimismita, julguseta nii teha kui ka vastutada muutusi ei sünnigi. Teie julgus on juba reaalseid muutusi tervishoiusüsteemis toonud. Võtame kas või aastast 2011 teoks saanud võimalus arstitudengitel töötada abiarstidena. Eks siiski räägiti, et mis siis küll saab ja kuidas küll niimoodi ja et üks või teine osapool ei ole sellega nõus või. Aga saab küll. Kui mina oma ametisse astusin, siis üks esimesi minu kohtumisi oli teie organisatsiooniga, kus siis rääkisite sellest, et abiarstidel oleks nüüd äkki võimalik ka tervise infosüsteemi ligipääsu saada, et oma tööd paremini teha. Ja eks esimene reaktsioon, mitte minu poolt, minu meelest tundub see väga mõistlik, aga mõnede teiste poolt on see, kuidas küll niimoodi, aga kes siis ikka vastutab ja siis on vaja praktiliselt ka seal mingisuguseid nupukesi süsteemis ümber teha. Aga hetkel on eelnõu valmimas, nii et ma arvan, et me teeme selle ära. Aga taaskord, kui te ise ei oleks selle asjaga välja tulnud, poleks midagi juhtunud. Nüüd laiemalt olete endale võtnud, kui Immanuel Kanti mõisteid kasutada regulatiivseks ideeks, eesmärgi, et kõige tervemad inimesed elaksid Eestis, mis on kahtlemata ambitsioonikas ja kaunis. Kui me vaatame reaalset seisu, siis tuleb tunnistada, et pikk tee on veel minna väga erinevates valdkondades. Enesetapud, HIV, narkosurmad, alkoholisurmad. Nii mitmeski teemas on see eesmärk tegelikult vastuvoolu ujumine, kui vaadata näiteks koos ühiskonna rikastumisega sagenevaid haigusi, nagu hingamisteede haigused seoses õhureostusega ja ülekaal, mis on seotud nii maitsvama toiduga ühelt poolt, teiselt poolt kindlasti ka vähese liikumisega. Võib-olla üks teema, kus mina ei saa aru või ei näe, kust lahendus võiks tulla, millele te võiksite mõelda, äkki te mõtlete selle välja. Olen võtnud enda fookusesse narko- ja alkoholiravi. Ja selle puhul olen ma kuulnud, et siin ei ole suurt midagi teha, sest psühhiaatritega on meil seis väga nukker. Esiteks neid on väga vähe ja teiseks ei taha nad joodikute ja narkaritega utreerides tegeleda, eelistades tegeleda koduperenaiste depressiooniga, mis on ka kindlasti oluline. Aga kui me tahame lahendada Eesti eest tõsiselt seisvad probleemid, nii narkosõltuvuse kui alkoholisõltuvuse, siis siin on vaja selget muutust. Ma usun, et inimestel on ikka esmane õigus teha seda, mis on neile huvitav, aga teisest küljest eks me kõik, kes me siin ühiskonnas toimetame, jagame ka laiemat ühiskondlikku vastutust sellest, kuhu suunas meie riik ja rahvas liigub. Lahendust, ma arvan, tasub otsida just järgmise põlvkonna käes ja ma väga loodan teile selle leidmisel. Enamik probleeme muidugi ei ole ka enam haiglas lahendatavad, ehkki me enamiku oma ressursist paneme just sinna, vaidleme selle üle, kui palju on haigekassas eriarstiabi kättesaadavusele raha ja missugusel tasemel, millises haiglas erialasid peaks pakkuma. Aga enamik inimeste tervisenäitajatest ei sõltu üldse sellest. Kõige ilusam on näitlikustav fakt siinkohal on tervena elatud eluaastate
täiesti otsene sõltuvus suhtelise vaesuse määrast, mida me viimase aja jooksul saime näha majanduskriisi ajal. Et haiglas, ma arvan, pakuti ikka sama head teenust, aga inimeste tervis läks kehvemaks. Sellepärast ma usun, et me peame oluliselt rohkem suunama tähelepanu just nimelt ennetusele, rahva tervisele. Ja ka selles kontekstis on hea meel, et teie olete seda algusest peale mõistnud, võttes sõna teemadel, mis kitsalt tervishoiusüsteemist väljapoole jäävad, tegelenud koolikiusamisega, toetanud ka alkoholipoliitika karmimaid piiranguid ja ka laiemalt võtnud seisukohti ühiskondlikes küsimustes, kus enamik diskussioonist paraku kipub teaduspõhisusest väga kaugel olema. See eeldab kindlasti ka julgust, eriti siis, kui, nagu ma ütlesin, enamik inimesi arvab, et nii nagu alati on olnud, ongi õige, või lihtsalt elavad kivistunud ja vananenud arusaamades. Ma arvan, et on väga oluline, et nii mõnedki teie seast on välja öelnud, et meditsiiniliselt ei ole homoseksuaalsus hälve, ei ole haigus. Et see on tegelikult täitsa okei. Jah, see võib tekitada sotsiaalseid tundeid, mis on positiivsed või negatiivsed, aga meditsiiniga on siin väga vähe pistmist. Ma arvan, et see on oluline. Ja laiemalt tänan teid selle eest, et olete seisnud aastaid tõenduspõhise lähenemise ja eluterve ühiskondliku diskussiooni eest. Seda jääb paraku tihti väheks, sest kõige häälekamad on tavaliselt need, kes usuvad siiralt, aga mitte alati ei oma piisavat arusaama, miks nad ühte või teist pidi usuvad. Nii et, head arstitudengid, tänan teid konstruktiivse partnerluse eest nii laiemas ühiskondlikus diskussioonis kui ka tervishoiupoliitikas. On olnud nii minul kui ka minu eelkäijatel rõõm teiega koos töötada ja usun, et see ka jätkub. Aitäh, palju õnne sünnipäeva puhul ja head päeva!